No tere taas, sõbrad! Tere! Oleme tulnud kalale ja täna koos Maikliga. Mina avastan seda lõiku esimest korda, aga Maikel on siin ka varem käinud. Jõgi on küll tuttav sulle, aga... Jõgi on tuttav, aga sellel lõigul ei ole veel käinud. Aga muidu jõgi väga ilus. Võib-olla võiks natukene olla, siuke 30 senti kõrgem, nagu need veetasemed praegu on. Aga siiski väga ilus on siin. Käime, jalutame, püüame kala ja vaatame, kas täna hakkab mõni suurem kala ka otsa. On ju, Maikel? Ja. Nii et püüame. Pigem on selline lõik, kus liiga palju väikest kala ei ole, aga võib olla peidus mõni tore üllatus. Vot nii. Loodame, et täna tuleb see üllatus. No, risu alt. Oi. 1,45 panin lihtsalt keset jõge. Siin on ilus sügav auk. No täitsa lõpna. See on täispauk lagi sinna. See on täispauk lagi sinna. No nii. Otsas või? Hoppa tii. Hoppa tii. Ei saa aru või? Haug või? Ai, on jah haug. Haug. Nii, aga tänane esimene kala. Kahju, et haug. Haugi püügi keeld on ka veel. Aga politsei kutsun, jah? Näpparid tavaliselt ühe sellega on kinni. No. Võiks saada lihtsalt tahti. Jep. Nii. Ma võtan ridva, jah. Nii, Maikel. Üks konks ainult, jah? Saad ka tunda, mis tunne kui kala otsas. Jaa, päris äge, kuule. Nii et jah, ühe konksuga ainult kinni, nii et saab kiirelt päästetud. Nii, läheb sealt. Loiult, jah. Aga augi me ei tulnud siia püüdma, Maikel. Ettas sulle. No tubli poiss. Kuule. Nüüd on juba see, et hakka kätsa kalaseks ja teinud, vaata, nüüd ei saa veel pirukaid süüa. Oi, kui hea koht jälle. Palju oksi. Oho, toonepõrg. Opa! Ülisiline, see oli isane vist. Emased pidid tuhmimad olema. Jah. Just. Jäälind ka nähtud. Teist korda juba täna kus juures. Suurem! Nii, Maiklil on kala, aga kahjuks jälle haug. Pidi natuke suurem olema. No, ütleks sama. Ja liitsiga. Ja selle palgi alt, no, kurja küll. Ma ei tea, näpitsaid tahad. Tee lahti see. Tahad teada, mis tunne kui kala otsas? Jaa, saan jälle tuleda. Opa. Kuule, me tulime see jõekat püüdma, mitte haugi. Ma meeldib püüda keelatud asju. Jah. Nii. Tänane teine kala, aga kahjuks vale species. Ehk siis Maiklile tõigiks jälle, et
et vale, nüüd see tuleb mulle õige sõna meelde. Noh, tõlgi palun. Vale kalaliik. Millega sa teed suu lahti? Ma arvan, et sa võiksid näpud suhu panna talle. Sulle näpud suhu. Ops. Kuule. Mis sa siin jõe äärest teed? No ma ei tea, ma naudin loodust ja kõik on nagu ilus. Vaatad jäälinde ja Jäälinde. vaatad, kuidas ma kala püüan. Jep. Täitsa ebaaus tegelikult, ütleme ausalt, aga noh. Mina ootan oma rahulikult, tahad kätt ka või? 50 jõekat. See läheb katki sul seal. Sa läheb katki. Ma jätan kõige paremad kohad sulle. Kõige paremad kohad ütlen sulle. Et noh, võta lihtsalt. Siin on ju lihtsalt väljavõtmise vaev ju. No. Mis tunne on muidu 2 tundi järjest nullitada? Ütleme niimoodi, et natukene hakkab frustreerivaks muutuma, sest jõgi on ilus. Aga kala ei ole mulle ainult ei tahtnud. Sa tahaksid, et sa saaksid minu käest ka küsida seda sama küsimust. Veits. Kahjuks sa saa. Nii, räägi meile, Maicel, mis juhtus? Puu võttis liitsi ära. Aga nüüd on väike pirukapaus. Olerexi lihapirukas. Nii et head isu. Nii. Maicel teeb nüüd floro sidumise ABC koolitus. Alustame sellest. Võtad floro. Umbes 20-30 senti. Teed pauna. Paned näppude vahele. Siis võtad oma pealiini, nööri. Paned siit alt august sisse. Tõmbad mõnusalt pika jupi. Ja hoiad omavahel neid siit ristumiskohast kinni. Nüüd hakkad siduma ümber mõlema floro jupi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja teeme ühe veel. 7. Nii, nüüd lähme tagasi. Sama palju korduseid. 1, 2, 3, 4, proovime. 5, 6, 7. Oleme tagasi. Nüüd vaatame. Näita nüüd siia. Ja nüüd on oluline, et see, mis sul alles jäi, läheks sellest aasast samalt poolt läbi, kus see teine läheb. Ehk et ta läheb siit niimoodi pealt poolt. Paned ta siia sisse. No. Ei lahe. Kopad näpud. Nii, panin ta sinna sisse. Ja nüüd vaatad, et nad jooksevad ilusti mõlemad samalt poolt. Nüüd teed tatiga kokku. Nüüd tõmbad kokku. Aha, ja ongi. Imeline. Väga ilus see, kui nüüd ära ka suumiks selle. Aga väga kena. Ja nüüd lõikad otsad maha ja vaata, et valet otsa ei lõika ja peab. Very good, very nice. Ja Maiklil on mingi suur kala, karjus mind. Aga ta ei ole püüdnudki. Seal samas kohas. Mida? Mis asja? Mis asja nagu? 40 pluss kala või? Kuidas? Oot, kuidas? Kuidas? Nii. Mida? Päriselt või? Mis asja? Kuidas? Täitsa lõppe. Samast kohast tahad öelda või? Ossa kurja. Mida asja? Jõhker paksuke ju. Ossa kurja. See on julm kala ju. Vau. Kas sa saad midagi kaldale võtta? Täitsa lõpp.
julm, ilus kala. Ossa kurja. Okei. Kuidas? Selle alt või? Mis asja nagu? Oi, see on ilus 40+ kala. Võtad koju kaasa või? See on üle kilo kala ju. See on üle kilo kala. Lõpeta ära, Maicel. Esimene vise või? Liitsiga või? Panin uue liitsi. Tegelt. Esimene vise ja kohe tuli. Lõpeta ära, ma tulin jooksuga siia. Uskumat, oi, kena kala. Kena kala, vaata, mis labidas saba. Vau. Okei, vaatame. Mingi 45 või? 45 või pakuks ka. Eks kui sa siia poole saad, siis ma ei viitsi enam tagasi tulla. Ma tulingi siit vist. Ma tulin siit vist, jah. Aga oi, kui kena. Mul on kaal kaasas. Me saame kaalu tärada ka kohe. Ta on väga paks kala. Lõpetage ära. Ma läksin juba edasi. Maicel, jaa. Maicel on kõik kalad täna saanud niimoodi, et ta on üksinda. Mina olen kuskil kaugemal. Ma olen tagapool. Ja sa oled tagapool, jah veel. Mina olen kaugemal kuskil. Ja tundub, et peab ka liitsi otsa panema, sest et pöörlevaga ja woobleriga ei ole mul tulnud, nii et no see on kenasti üle kilo kala kindlasti. Et selle mõõdame kohe ära ka. See tuleb Maicalil söögiks kaasa. Ja no uskumatu, sidus oma liitsi ära siin, pani teise liitsi otsa ja risu alt ikkagi nad peidavad ennast seal lihtsalt. Jumala palju möllasime siin. Jaa, täiega palju möllasime. Ma mõtlesin, et vaata, me oleme andnud talle nagu puhkust sellele kohale. Et prooviks veel. Täitsa lõpp, Maicel, ebareaalne. Ma võtan kaalu ka välja, et kui sa siia poole saad, siis kaalume ära, aga mõõda ära pikkus ka. Jaa, mul on mõõda endale. Nii, see on ebareaalne kala, suur kala. Ma tulin sealt läbi, jah. Nii, kaalume ta ära. See on väga suur kala. Ja kallid vaatajad, 1,85 kilogrammi. 1,085, jah. Sorry. 1,085. Selline kala. Kohe teeme pildid ka ja väga kena kala, 1,085, jah. No ikka 46 sentimeetrine. No võta kätte siis, see pool on päris puhas. No mingi needus selle 46-ga. Täiesti jõhker tegelikult, väga ilus kala. Maicel, palju õnne sulle. Ma olen uhke sinu üle. Natukene näppe vähem peale võib-olla. Ja nüüd keera, nii, hästi. Nii. Ja teeme tavalisega ka veel, ikka mitu. Ebareaalne, Maicel. Nii kaua. Ebareaalne, Maicel. Ebareaalne portree. Kuule, aga Maicel, sa päästsid praegu selle video ja päeva ja kõik asjad. Ainult sina muretsed praegu contenti eest. Lähme natukene veel edasi, seal on mõned kohad, kaldas on puud. Ma panin ka omale liitsi otsa nüüd. Nii et jaa, oi, väga kena. Ma olen rõõmus sinu üle. Rõõmus sinu pihta. Nii, tiim Patagonia jalutamas auto juurde tagasi. Samad mütsid ka all. Pusa näita. Ja vaatame mul nagu vennad juba. Ühe pere lapsed. Näete, sama tiim Patagonia. Sul on nagu nii, jah, terviseks. Ühesõnaga, sõbrad, meie lõpetasime püügipäeva ära, kell on 14.50 ja nii kurb kui see ka ei ole, siis mina jäin täna nulli peale. Ei tea siis, milles asi oli. Proovisin pöörlevat wooblerit, proovisin kõige vähem ja lõpus liitsi kõvasti, sest Maicel sai Decathloni kummiliitsiga. Nii et uskumatu.
tegelikult üliäge päev, väga vinge jõgi. Maiklil siis kolm haugi, mida me kindlasti püüdma ei tulnud ja üks 46. Ja Maikel kordas oma rekordit. Kordasin rekordit, mul on mingisugune 46 needus. Ei ole saanud suuremat jõeket kui 46 sentimeetrit. 46 on küll päris palju kokku lugeda, ma ei tea, tõenäoliselt mingi enam-vähem 8 tükki. Aga millegi pärast suuremat ei tule, jah. Ja liitsi kohta veel, miks ma üldse seda Decathloni liitsi proovisin, oli see, et kõigepealt ma panin esimese liitsi külge. Ma sain sinna kohe haugi ja siis ta jäi mul kinni. Tõmbasin ära, sain lahti, võtsin liitsi kätte, vaatasin konks murdus ära. Vahetasin liitsi ära, mingi 3.-4. vise ja jäi oksa külge kinni ja tõmbas nööri puruks. Ja siis sidusingi oma viimase liitsi, mis mul oli kaasas, oli Decathloni liits ja panin esimese viske ja kohe tuli see kala. Ma võin sulle pärast anda mõnda liitsi. Mõne, mille sa oled minult varastanud. Õpeta ära. Aga ühesõnaga jah, väga äge püügipäev ja teine kord Jõekal mul see aasta ja tervitused Jimile, kes on käinud 15 korda ja ei ole midagi saanud. Jimmy on käinud ja nullitanud kogu aeg, jah, või talle meeldib öelda ümarat ajamas, nii et aga kogu aeg, kui Maikliga käin, siis kogu aeg kipub niimoodi olema, et Maikel nagu saab mingi ilusa kala ja siis no on ka erandeid. Selline saigi tänane video. Vigo. Pane like, pane subscribe ja loodetavasti Maikliga satume veel millalgi kalale. Näed, brother. kõik on sama. Tšau, poka!